Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi, siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvuminutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloomemaailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina on saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tere head kuulajad, tänaseks saate külaliseks on Mobire tegevjuht Andrus Valma. Tere Andrus. Tere. Ja Mobire pakub siis mugavat ja paindlikku pikaajalist täisteenus autorenti ja siis isegi siin guugeldamise tulemusena nägin ka väidet, et parem kui leasing, eks me siis kuuleme. ja selle saate teemaks on siis strateegia elluviimise väljakutsed, et sellest me täna räägime. Aga hakkame siis võib-olla natuke kaugemalt pihta, et võib-olla natuke selline persooni lähenemine kõigepealt, et kuidas natuke enda sellisest teekonnast, et kuidas automaailmas sa oled jõudnud, kuidas siia punkti oled jõudnud, kuidas sa oma äriga oled jõudnud neid probleeme lahendama, mida sa tahad lahendada, et kuidas see on olnud? Autondusse ma jõudsin kuskil 25 aastat tagasi tänasest juba, et kõigepealt sõjaväest tulles läksin tööle sellisesse kohta nagu mariiniautomüüjaks ja hakkasin Subaruid müüma. Et see oli nagu siuke põnev ala ja ikka kõigile poistele meeldib ja niimoodi, aga ühel hetkel ikkagi hakkas selles nagu lihtsalt müümisest nagu veidikene siiber ja tahtsin ikkagi nagu rohkem seda ala võib-olla nagu laiemalt arendada ja selliselt, et siis ma liikusin oma tegevustega tegelikult sama ettevõtte raames, aga liikusin Tartusse, kus ma hakkasin siis nullist üles ehitama ühte autokeskust, mis oli oluliselt huvitavam kui lihtsalt autose müüa. Mm-hmm. Ja siis ma sain Tartus toimetada üks 4-5 aastat ja siis sai veel korraks käidud peale seda Pärnus, loodud seal üks uus autokeskus, mis siis müüs peale Subaru veel ka Peugeot. Ja oli väga äge, aga siis tuli peale eelmine siis siuke majanduskriis. Ja see tähendas seda, et tegelikult autode müük kukkus umbes 80% terve turu peale, et see praegune kriis on ikka väga väike versus see, mis oli 2007 kuni 2010. Ja siis kuidagi hakkas nagu väga igav, et lihtsalt oodata klienti ja kõik su töötajad ootavad, tegin need palgakärped seal ära, vähendasin vajalikud töötajate arvud ära ja arvasin ise ka, et oleks targem veel midagi muud teha. Korraks liikusin mõneks ajaks riigisektorisse ja olin Tallinna Tööstushariduskeskuses autovaldkonna juhataja, mis on päris siuke huvitav väljakutse oli, et seal oli nagu võib-olla märksõnaks see, et oli hästi palju raha, et ehitada hooneid ja panna seda betooni ja kas või seadmetes, aga hästi vähe raha, et maksta kvaliteetsetele õpetajatele. Ja see nagu tähendas seda, et tegelikult ükskõik palju sa pingutad, lõpuks välja tulev õpilaste kvaliteet ei ole nagu kõige parem. Ta oli okei, et võib-olla esindused sel hetkel ei oodanudki rohkemat, aga mina ikkagi eeldasin, et sealt peaks tulema välja midagi paremat. See on nagu tehnikud ja igasugused muud kliendiindust ja kõike? Ja tehnikud, automaarid, autodiagnostikud, siis veel nii-öelda auto- ja värvitööde nõunikud, siukse nagu, ja siis oli ka täiendõppe seal mitmes erinevas valdkonnas. Kui ma olin seal koolis üks paar aastat olnud, siis ikkagi lõpuks tuli Mart Mägi, tänane Eesti Postijuht, kes pakkus, et tule ikkagi Amservi ühte tolleaegselt Eesti suurimat autokeskust juhtima, et kus olid siis Peugeot, Hyundai ja Opeli brändid ja üle 50 töötaja, tundus väga huvitav. Ja mis oli Sõpruse puiestel ja siis ma liikusin sinna. Ja seal ma toimetasin ka üks paar aastat suuremas süsteemis, et ma ei olnud liiga palju korporatiivses ja suures nagu auto esinduste mõttes süsteemis olnud ja oli huvitav aeg, teisalt oli see, et ikkagi kripeldas kuskil, et tahaks täitsa ise midagi teha. Ja siis tollal saime kokku Maldon Otsaga ja tegelikult otsustasime, et oleks aeg võib-olla leivad ühte kappi selles mõttes panna ja hakata koos täisteenusrendi äri tegema. Et tal oli omal ajas üles ehitatud juba mingisugune autopark, mingi suurusjärgus 350 sõidukit, mis eelkõige siis olid tegelikult pärit riigihangetest. Eraklienti küll teenindati väga vähesel määral ja siis ma arvasin, et see võiks olla hea väljakutse, et hakata nagu siukest suuremat
auto nii-öelda rendiäri üles ehitama, seda enam, et Eestis oli konkurents sel hetkel küllaltki madal ja ma nägin seal väga suuri ärivõimalusi. Ja nii ta läks, et hakkasin seda asja nagu tegema, see oli 2012 aastal ja tänaseks oleme siis autopargi 350 sõidukilt kasvatanud 4500 umbes. Et see on siis siuke nagu edulugu. Et siis kui äri tahad käivitada, siis hoia riigihangete registri silma peale, et hangitakse autoparki, siis organiseerid autopargi siia, saad oma esimesed 200-300 autot ja siis on võimalik teoorias 4500 minna, kui nutikalt turgu võtta. Nojah, nali naljaks, aga tegelikult selles mõttes sel hetkel see riigihangetest tulnud tehingute arv oli väga oluline, sellepärast et riik maksis ikka edasi. Erasektor oli ju siis väga halvas seisus, eks ole, kõigil ärid kukkus, oli palju pankrotti, aga riigisektor maksis edukalt edasi ja nii, et selle pealt me saime nagu edasi purjetada. Just, saite nagu väärtust. Aga kui on tagasi korraks piiluks selle tööstushariduskeskuse poole, mis on nagu enda kui sellise liidri või juhi arengus kõige rohkem nagu kaasa võtsid nagu haridussüsteemis töötamisest võrdeldes nagu paduettevõtluses olnud nagu pikalt igatpidi? Ütleme niimoodi, et tegelikult oli üks hästi oluline asi, ma arvan, mu tegelikult karjääris ka, et siukses sektoris sa näed, kus tegelikult siuke nagu mõnes mõttes siuke tavapärane hierarhia ei toimi. Et sa pead nagu väga palju panema sisse energiat, et need üldse need õpilased huvituksid sellest, mida sa seal üldse neile nagu õpetad. Ma isiklikult õpetasin küll vähe, aga tihtipeale ma asendasin mingid tunde või nägin kõrvalt, et kuidas minu nagu õpetajad nagu õpetavad selle, see on tohutu pingutus. Et need nii-öelda võib-olla põhikoolist otse tulnud, kes on võib-olla nagu osaliselt sunnitud sinna kutsekooli, mitte nii väga ei tahtnud sinna tulla. Ja see pingutus on nagu küllaltki suur. Hoopis teine lugu oli täiendõppijate ja näiteks keskkooli järgsete õppijatega, kes tegelikult tahtsid seda eriala omandada ja kes nagu huviga kuulasid, et need kaks sükest tõesti eraldi kategooriat seal kutsekoolis. Päris huvitav, aga kui sa nüüd nagu vaatad oma ärisid ja kui sa oma ärides pidanud ka nagu koolitust nagu võib-olla nagu suuremas plaanis korraldama või planeerima, et kas sa midagi oled, ütleme, võrreldes selle ajastuga, kus sa tegid seal Peugeots ja Amservis ja nii edasi ja siis ütleme nagu kooli poole peal, et oma nagu uutesse äridesse mingid nagu koolituspõhimõtteid või asju või midagi üldse. Ütleme nii, et alguses ma tahtsin väga palju ise koolitada peale koolist tulekut. Ma nagu sisse väga ei ostnud, et mulle tundus, et ma jagan seda automaailma läbi ja lõhki ja on vaja kõik koolitused ise teha. Aga siis ühel hetkel sain aru, et ikkagi on ka muid asju ja muid nippe, et kuidas nagu neid nii-öelda töötajaid siis motiveerida ja kuidas neile nagu mingid uusi lähenemisnurki panna. Et kui sa koolitad ainult ise, et siis nagu keegi sinust paremaks kunagi ei saagi saada. Täpselt. Et ma nagu tegelikult hakkasin otsima siis rohkem väljaspoolt võimalusi ja töötajate pilti ka nagu laiendama ja võtsin nagu päris palju koolitusi väljast. Just, väga äge. Aga võib-olla natuke, ma siin sissejuhatuses natuke rääkisin, et millega siis täpselt Mobire tegeleb, et millal see kõik nagu pihta hakkas, mis on teie teenused ja kuidas teil on üldse läinud ja mis on teil üldse nagu ambitsioonid, et mida kuulajad võiks nagu kaasa võtta? Ja, et tegelikult see äri iseenesest on nagu küllaltki vana, et ta ettevõtte kui selline loodi 2001 aastal, mis tundub nagu üsna vana, et tänaseks juba siis ta on siis palju 24 aastat pea vana. Mingi teine bränd oli siis või? Jah, siis oli Rentesti nime all toimetasime. Rentest, okei. Aga nagu ma ütlesin, algus oli riigihange ja tegelikult see nagu siuksed riigihangete võidud olid ka nagu juhuslikkuse alusel, et seal eelkõige jahiti siis väiksemaid riigihankeid, suurematel ei hakanud ammast peale, kuna oli vaja neid autosid ka rahastada kuskil. Et selle jaoks pidi ju keegi laenu andma, oma kapitali nii palju ei olnud. Et pangad olid ettevaatlikud ja oma esimesed aastad Rentestis, siis tollas Rentis ma pidingi tegelema sellega, et võita rohkem pankade usaldust, et saada uusi limiite, et üldse oleks võimalik kasvada. Ja see on autokeskustel alati ka peavalu lattu ostmisel või klientide tellimuste finantseerimine. Ja siis me nagu saime nagu kuidagi pankadega need asjad vaikselt liikuma ja eks me leppisime kokku teatud kovenandid, mida me peame täitma finantsilise poole pealt, ja see ei olnud päris nii, et lihtsalt kasva ja me anname sulle raha, tegelikult see olid väga konkreetsed kasumikovenandid, see olid väga, väga selged kulud, mida me võisime teha ja nii edasi, et meil küllaltki piiratud seisus olime siis.
aga nii ta läks, et vaikselt nagu toimetasime edasi pankade heade suhtete peale, niikaua kuni ütleme, üks suurem murrang oli see aastal 2020, kus me siis võtsime vastu Inbanki pakkumise, et Inbank siis sai meie suuromanikuks. Aga see tähendas meie jaoks ka seda, et see tundub võib-olla natuke siuke ajuvaba, et miks sa oma firma ära annad või äkki oleks ise saanud ka kasvada, aga tegelikult see oli meie siukse kasvu ikkagi täiesti uus mootor. Et me, kui me lihtsalt Inbangaga ühinesin või nii-öelda leivad ühte kappi panime, sel hetkel oli meie autopark 2000 autot, täna on see 4500 ja sellest on möödas natuke üle 3 aasta. Tegelikult me ikkagi oleme rohkem kui duubeldanud ja sellest, ütleme, väga suur abi on olnud just teistes riikides. Et Lätis ja Leedus meie autopargid on kasvanud, siin ühes riigis oli 40 autot, teises 35. Täna on Lätis on meil 770 autot ja Leedus siin mingi 650 umbes. Nii et siuke, tegelikult jah, et siis kui Inbank pardale tuli, siis teil juba see kasvukõver juba oli nagu suht muljetavaldav ja siit nagu nähti võimalus, et saab ka Baltikumis laieneda, eks ole. Jah, me teadsime, mida tuleb teha, eks ole, me teadsime, mis selle äri, ütleme, laiendamiseks on vaja teha. Eelduseks oligi see raha olemasolu, mis siis Inbank meile kaasa tõi. Ja siis kohe saime tegelikult siukse nagu natukene lendstardist juba minna ja nii-öelda siis selle tulemuse teha. Super. Aga võib-olla natuke nendest teenustest ka, et siis täna, mida naabrile võiks öelda teie kohta üle aia? No meie põhiteenus on jah, nagu sa juttu alustasid ka, et on täisteenusrent. Et see on siis kasutusrent, mis on siis, me müüme kliendile koos teenuste paketiga. Ehk siis teenuse on 1 kuu makse, see on siis fikseeritud ja see sisaldab üldiselt suurt hulka autoga seotud teenuseid. Siin keskmiselt me müüme paketti kuskil siin 10-12 teenust on ühel kliendil nii-öelda kuu makses. Ja siis on kliendile, siin on mitmed plussid selle teenuse puhul, et tal on see makse fikseeritud, ta saab kasutada tegelikult selle auto hankimisel ka meie ostujõudu, eks ole, me täna ostame aastas kuskil suurusjärk, ma arvan sel aastal kuskil 1300 uut sõidukit, et see on ikkagi tohutu ostujõud, et näiteks kui võtta Eesti turg, eks ole, kus me oleme tegelikult kõige suurem liikluskindlustuse ostja näiteks, et üldse kogu turu peale. Ja see annab mitme võimalus ka meie kliendile, eks ole, me saame fiksida need tegelikult kulud küllaltki madalal levelil temale. Siis teine teenus meil on lühirent, ja see on meil natuke siuke lapsekingades, me oleme seda proovinud siin mitu korda erinevate nii-öelda digitaalsete lahendustega. See ei ole mitte päris tavaline siuke letiga kuskil rent lennujaamas, vaid see on, täna me teeme seda läbi Mobire Go äppi, mis siis võimaldab kliendil tegelikult siis 1 päevast kuni 1 aastani tegelikult sealt digitaalselt ilma kontaktita auto võtta meie hoovi pealt. Ja see on station-based, nii-öelda ta nagu autod seisavad meie enda hoovis. Et meil on plaan seda nüüd teenust arendada ja tegelikult siis liikuda ka lähiaastatel Läti-Leetuse sama teenusega ka. Ja kolmandaks, mis on tegelikult siis selle 2 nagu ärisuuna tulem on see, et meil jääb järgi märkimisväärne hulk tegelikult kasutatud autosi. Et me oleme siin ka tegelikult turu üks suuremaid kasutatud autode müüjad, et iga kuu me müüme Baltikumis kuskil 100 kasutatud autot. Eestis müüme täna juba kuskil 60-70 kasutatud autot kuus. Ma saan siis aru, et mingitel Boltidel ja Citybeedel läheb see päevarent pigem sinna nagu kallimasse otsa ja nemad keskenduvad see ala, sõidan Viimsist kesklinna stiilis nagu distantsidele ja teie keskendute rohkem ala, et tahan lisaautot, telkima lähen, võtame ühe auto kaasa. Jaa, täpselt nii, et jah, Bolt on ikkagi, ta on tegelikult bussi või takso asendaja, meie oleme see, kes tegelikult asendame seda lennujaama rendi counterit, eks ole, aga saab võtta digitaalselt ja siis see perioodi hind on ka, nagu sa välja tõid, tegelikult mõistlikum, kui tegelikult Boltist võtta nädalaks endale auto. Just, et sinna keskendute. Aga mis ambitsioonid on? Sa ütlesid, et see lühiajaline või siis siuke päev kuni mitu päeva või nädal rent on veel natuke veel lapsekingases, et mis teil nagu ambitsioonid on või kuhu te nagu praegu liikumas olete? Et võib-olla me jõuame siia strateegia poole peale, et meie strateegia on alati olnud see, et meil on tegelikult strateegia tulemusena on ka pandud paika väga konkreetsed numbrid, et näiteks täna me toimetame strateegia kuni 25 aasta lõpp ja selle eesmärk meil on tegelikult saada Baltikumis 6000 autot. Et siis sisaldab lühirendi autoparki, mis on planeeritud kuskil siin 700 sõidukiliseks,
pluss siis ülejäänud on siis täisteenus rendisõidukid. Et 6000 on jah, see meie niisugune eesmärk lähiaastatel täis saada. Nii, see on jah väga konkreetne number, et me juba räägime, et noh, see eesmärk on mõõdetav ja kogu tiim nagu näeb seda kui põhjatähte või teil on ise midagi veel, mida te nagu ütleme väärtuste missiooni, visiooni mõttes, mida te klientidega ka räägite, nagu tahate saavutada? Noh, meie jah, selline missioon on ikkagi saada nagu Baltikumi eelistatumaks, et see oleks selline meie nagu noh, et pakkuda digitaalseid ja lihtsaid transpordilahendusi sellisena, et me oleme Baltikumi ikkagi eelistatud oma valdkonna ettevõtte. Et ja noh, kui veel natuke eesmärkidest rääkida, et siis tegelikult järgmise nii-öelda strateegiaperioodi eesmärk meil on liikuda Baltikumist ka välja. Et kuna meie emaettevõte on Inbank, on enamusaktsionär, siis liikuda samadele turgudele, kus tema täna on. Et siin tema, noh, siit võib lugeda, ta on tegelikult Poolas, ta on Tšehhis aktiivne, et nad vaatavad ka uusi turge siin, noh, näiteks Itaalia, Soome näol, et nii-öelda lähiriikides veelgi oluliselt laieneda. Aga kas te olete Bookingu all tegutseb bookingcars.com, kas te olete seal ka koostöös juba või? Ma vaatan, nad lammutavad päris kõvasti ja noh, ütleme, noh, nemad on nagu omakorda broker-platvorm, et mis nendega nagu... Broker-platvorm täna ei tegutse, et see on nagu eelkõige jah, niisugune lühirendiga seotud tegevused, mis noh, äpiga tuleb, kus tegelikult välistatud on. Et aga see platvormi äri, see on natuke teine asi, et seal on tegelikult hästi palju seotud hinnastamisega, siis sa pead juba olema kuskil suure hinnastamismootori küljes. Et noh, et Bookingus sa ei saa müüa niimoodi, et ma mõtlen, et mul on suvel üks hinnakirja, talvel teine ja kogu lugu on. Seal käib hinnastamine tundide, päevade, ütleme siin ilmastikuolude järgi, et hästi suur hinnastamise nii-öelda osakaal on seal. Ja noh, seda meie tänase tarkvaraga ei ole võimalik teha. Aga kui rääkida, et üldse mis see nagu välismaale liikumise point on või kuidas seda nagu, noh, kuidas järsku mõtled, et Eesti ettevõte saab üldse nagu olla edukas näiteks Itaalias on ja. Siis tegelikult siin meie äris üldse, noh, nii see lühirent kui pika rent on hästi oluline tarkvara osakaal. Et me oleme ise oma tarkvara nüüd arendanud kokku siin üle 10 aasta. Meil on oma majas on IT-tiim on ja siis me näeme, et see väärtus on väga suur. Ja tegelikult, aga noh, ta on ka kallis. Väärtus on suur, teistpidi on see IT arendamine kallis on ja nii, et see peab nagu mahtu juurde saama, et seda nii-öelda kasumit sellest IT-st välja pigistada. Ta on väga hea tarkvara, aga tegelikult siin on väga suuri turge selleks, et seda raha tagasi tuua. Et noh, see mõttes, et noh, siin vaata, kas renditakse autot või sa müüd piletilevis piletit kuskil kontserdile, et noh, iseenesest need müügiplatvormid kui sellised nagu töötavad ja suudavad kasumit teenida, aga noh, see teekond on nagu väljakutse, aga võib-olla siin libisekski järgmise küsimuse juurde, mis on olnud sellised Mobire peamised väljakutsed just strateegia elluviimisele, et rääksid küll, et see 6000 autot on nagu ambitsioon ja kuidas te olete üle neist väljakutsetest saanud? Minu arust see 6000, miks ma sellest kohe rääkima hakkasin, võib-olla väga selgest numbrist eesmärgist, tegelikult peab olema mingi hästi konkreetne narratiiv. Sul töötajatele öelda kogu aeg hästi selge jutt, et mis see nagu on. Kui me räägime, tahame teha lihtsalt paremini, siis see pole nagu, noh, pole piisav. Pole mõõdetav. Ja 6000 on hästi nagu selge, et sa pead seda igal, no ma näiteks siin olen aastaid juba suuremal osale kirjadele, mis lähevad nagu igale töötajale, eks on kõigile laiali, ja siis ma panen lõppu selle nii-öelda meie eesmärgi kogu aeg. Paned see Mobire 6000 on lõpus, kõik saavad ikkagi aru, et tuletad kogu aeg meelde, mis see eesmärk on. Ja siis on see, et sa pead tegelikult olema ise ka kogu aeg initsiatiivikas. Ei piisa sellest, et 6000 on eesmärk ja siis küsid müügijuhi käest, et iga 2 nädala tagant, mis see seis on, et kus maal me siin oleme. Et tegelikult mina olen seda tüüpi nagu juht, et kes nagu ise üritab kaasa tõmmata töötajaid, ise nagu ära teha selleks midagi, et see tulemus saavutada, ise tuua uusi kliente, ise rääkida, sest meie eesmärgis kogu aeg proovida sõlmida mingi uusi koostööleppeid erinevate, noh, me oleme tegelikult mitmetel portaalidel, näiteks meil on koostöö Auto24-ga, meil on koostöö Auto Plussiga Leedus, mis on suurimad oma valdkonna portaalid tegelikult ja noh, sellised koostöölepped või võimalused võtsimine on nagu minu peal olnud. Aga mis te ütleme, et kui need väljakutsed veel nagu strateegia elluviimisel, et olete sellised nagu varba äralöömisi korralik olnud ja kuidas neist üle olete saanud?
no eks see ülesaamine ongi, et tuleb mingisugused siuksed nagu negatiivsed asjad tegelikult ühel hetkel öelda, et aitab siia investeerimiseks. Noh, näiteks selle sama räägitud lühirendiga me tegelikult oleme ka nagu, noh, tuleb tunnistada 2 korda läbi kukkunud. Me oleme kasutusel võtnud 2 erinevat rahvusvahelist tarkvara, millest kumbki ei olnud piisavalt hea, et oleks nagu nii-öelda käima tõmmanud selle äri. Et täna me oleme 3. tarkvara otsas, millega me oleme enam-vähem saanud asja nagu tööle, aga noh, nüüd on võib-olla siuke vaja rohkem pushida seda turundust ja sellist nagu ütleme, noh, operatsioone. Aga ennem oli asi puhtalt tarkvaras on ja oleme läbi kukkunud. Aga siin näiteks ongi see, tegelikult, et see läbi kukkumist välistab ainult üks asi, et kui sa ise nagu lähed nagu täiesti detaili. Kui on inimesed, kes lähevad detaili, kui sa ise lähed detaili. Et konkreetselt üks põhjus, miks ma läksin näiteks oma teist magistrit omandama Tallinna Tehnikaülikooli ongi see, et ma tegelikult tahtsin sellest IT-süsteemist rohkem aru saada ja läksingi nii-öelda IT-magistrisse. Millal sa läksid? No ma läksin 2020 ja noh, see on digimuutused ettevõttes, see oli siuke nagu aastane natuke lihtsam programm, aga enne seda ma polnud üldse nagu IT nagu siukse nagu juhtimise poolega kokku puutunud. See oligi siuke nagu IT juhtimist tutvustav programm, millest oli väga huvitav. Noh, ma ise mõtlesin ka, et ma olin 2012 aastal olin Lexuse Balti piirkonna müügijuht, eks ole. Ja siis meil oli nii jõhkralt palju nagu IT-arendusi kogu aeg ja mis nagu jaapalastega on veel müstika, et neil on seal üks mingi müstiline siuke suur süsteem on ju. Ma ei mäleta, mis ta nimi oli, ja siis sealt lähevad nagu siukeste dominoklotsidega kõik muud süsteemid ja kõik on nagu täis automaat. Ja see on täitsa crazy, et kui seal mingi, ma ei tea, Lexuse tootmisliini peal mingi sisemine salongi liist ära muutub, siis kogu selle nagu, noh, läbi sertifitseerimise seal ja nii edasi, kuni välja prinditud brošüürideni nagu kõik on nagu täis automaatne. Ja siis ma nagu vaatasin ka, et okei, et kuidas arvuti enda pilli järgi rohkem tantsima panna, kuidas nagu mõista, ja siis ma läksin 2012 ise IT-kolledžisse programmeerimist õppima, kes ma sain aru, et ma nagu, programmeerija on see, kes vaatab rohelist täppi ekraani 6 tundi järjest, mis on tavaliselt tarkvara bugi või viga, eks ole, ja üritab seda lahendada. Ja mina nagu ei suuda teha, ma olen suhtleja, inspiratsiooni otsija, vaatan ringi igal pool. Et selles mõttes on nagu väga äge, et sellised nagu programmid on olemas, mis annab juhtidele eriti seda IT-s nagu sammu võrra ees olla võib-olla ka tarnijatest ja nii edasi, eks ole. Ja sa rääkisid Lexusest, eks ole, et Lexus on ju Toyota süsteemi osa, et see Toyota Kata on ju väga tuntud nii-öelda tootmisjuhtimissüsteem, et mina isegi vaatasin seda tegelikult, lugesin raamatu läbi ja mõtlesin, et saaks asjad niimoodi käima, oleks jube hea, aga see tahab nii detailset mõtlemist ja noh, võib-olla ongi natuke problemaatiline see, et kui sa oled nagu väike ettevõte, sa ei taha nagu inimesi pühendada sellise asja peale, et ta nagu hakkas üldist suurt süsteemi nagu mõtlema tegelikult. See oligi nagu jäi nagu nii, et ma olin ise nagu ainuke suure pilli nagu mängija, tegelikult see ühelt poolt võib-olla ei ole liiga hea mõte, et siis on kõik sul enda peas, sul keegi ei saa enam kaasa rääkida. Ja noh, täna ma olen väga selgelt ikkagi andnud järjest tükke ära, ma ise ei tea enam, mis väga täpselt toimub, aga teistpidi meil on palju laiem nii-öelda vastutajate baas ja palju rohkem inimesi, kellel on sellest süsteemist nagu ülevaade. Et see on nagu oluline õppetund sulle. Absoluutselt, väga suur õppetund. Rohkem nagu see juhi roll, see talentide leidmine ja arendamine pigem, ja nagu eeskujuks olla, kui seal protsessi mikromanageerida ja korraldada. Ja ma olen tegelikult näinud ka pärit, me ise teeme ka siin digisüsteeme, iseteenindusi asju nii politseile kui Sonele ja igal poole oleme teinud, et ongi, et on nagu mingid protsessid on tihti väiksemate tiimide poolt tehtud ja neid paralleelprotsesse võib nagu väga palju olla, näiteks politsei puhul nagu tuhandeid, eks ole, ja kuidas leida nagu Jaapani mõistes mingi kriitiline tee, et millised on need kõige mõjusamad protsessid ja kuidas need saab lihtsustada alustuseks 3-sammuliseks või maksimum 5-sammuliseks. Ja siis need organisatsioonid, kes kuidagi suudavad üks hetk, et okei,
tinglikult puhta paberi pealt ja proovime siis sellest 2000 protsessist selle ühe kriitilise ja keeruka nagu ära teha ja lihtsustada, et siis see on nagu, ma olen jah näinud, et kuidas see on siis, ja ja kui neid lihtsustatakse ja tiimi kaasatakse ja jällegi lihtsustamise käigus antakse uued teistsugused protsessijuhid võib-olla mängitakse ümber, et siis tegelikult on võimalik seda innovatsiooni päris hästi teha. Et ma olen piisavalt näinud, et see on väga, väga hea nagu kogemus sul. Aga kuidas siis teha nii, et kogu organisatsioon mõistab ja teab strateegiat just nagu pigem ühtpidi nii muutuste juhtimise mõttes kui ka teistpidi ka sisekommunikatsiooni osas, mis sa ennem nagu rääkisid, et sa... Jah, et siuke nagu, see ei ole lihtne. See ei ole lihtne ja siuke nagu inimeste mõistma panemine, et miks ma midagi teen või miks meie strateegia ühe või teise koha pealt muutub, on nagu üsna keeruline ülesanne. Täna see on võib-olla natukene lihtsam, et täna meil on siuke strateegiline juhtimine hästi mitmekihiline. Et kuni siin aastani 2020 tegelikult strateegia oli enam-vähem nii, et see sündis minu enda peas ja siis hakkasin seda kuidagi ellu viima ise siis on ju. Et täna meil on tegelikult ju, meil on Inpanga suurem süsteem, eks ole, meil on oma nõukogu, on ju, et me näiteks korra aastas siis vaatame oma strateegiapunktid üle, et üks on see suur number, eks ole, see Mobire 6000, on ju, teine on see, et mis me ikkagi täpselt seal sees need tegevused teeme, on ju, ja me korrigeerime need aeg-ajalt, et see on suur pluss. Aga mismoodi me nagu, läbi aja võib-olla, mis on need märksõnad, et mismoodi inimesteni see viia, on ikkagi sa pead kogu aeg sellest rääkima. Sama nagu see näide, et meili aluses on kogu aeg sul see endal see eraldi see strateegia põhinarratiiv, siis tegelikult sa pead ka muudest asjadest järjest kogu aeg rääkima. Tooma näiteid näiteks niimoodi, et näed, me tegime selle muutuse ära, muutus see, nüüd on parem. Ja siis ei ole ime, kui tegelikult töötajad tulevad näiteks aastapõs ütlevad, ma ei saa aru, kuidas me seda asja üldse teistmoodi tegime. Et see on nagu väga hea koht, et näed, et nüüd sai aru inimene, et miks me seda tegime. Et esimese 6 kuuga pruugi väga paljud aru saada, miks me mingi suure muudatuse teeme. Näiteks see sama IT-süsteemi üleminek, meil üks vana legacy süsteem, läksime selle oma süsteemi peale üle, et väga paljud ei aru, miks me seda teeme, kui keeruline see kõik oli, eks ole, kui palju me pidime ise hakkama arendama, on ju. Täna kõik küsivad, et kuidas see võimalik oli üldse, et mingi teine süsteem oli. Nii on jah. Ma käisin, väga hea vihje jälle, et käisin aasta aega tagasi Harvardi 6 aja pikkuses siis strateegilise planeerimise täiendõppes nagu Harvardi nagu kaugõppes üle video ja seal päris kihvtid ettekanded olid, aga üks case oligi selles, kus üks juht rääkis, kuidas ta üks päev läkski oma väga suur organisatsioon, logistika ja kõik asjad mängus ja käis järjest töötajaid küsida, miks me firma nagu eksisteerib. Ja siis hakkas nagu igasugu vastuseid saama. Siis ta tegi selle tiiru peale, ma ei tea, päev kuni 2 seal tiirutas ja siis ta jõudis nagu järeldusele, et mingi 90% inimesed nagu üldse nagu ei saanud aru, et miks see firma eksisteerib või mis nende nagu seos sellega on. Ja siis ta mõtles igasugu nippe välja ja lõpuks nägi, et need laotöölistel vahepeal ootehetkel meeldib, ma ei tea, nökerdada mingisugust pastakate asjadega ja see mingi välja tõmmatav nagu mida koosolekutel ilmselt ebamugav, kui kõik lõgistavad, eks ole, aga siis ta pani organisatsioonile. Lisaks sellele, et ta hakkas nagu rohkem, nagu sina kätsid, et nagu rohkem nagu toidu alla ja toidu peale nagu sellest ettevõtte eesmärkidest, missioonist, visioonist nagu rääkima, et siis lisaks sellele siis oli üks välja tõmmatav nagu asi. Meeldetuletus. Jah, meeldetuletus ka ja siis nende, kes seal logistika poole peal olid, siis neil vahepeal ajaviiteks nagu lihtsalt tõmbasid lahti ja nägid jälle ja siis niimoodi. Et see on mõnes mõttes siukesed sisekommunikatsiooni trikid, eks ole, et seda saab nii verbaalselt teha kui brändituna ja ma ei tea, olete te veel midagi proovinud see muutuste juhtimise ja sisekommunikatsiooni osas? Eks ikka, et me tegelikult üritame järjest nagu töötajale kõiki asju nagu käepäraseks tuua. Esiteks ongi, et kui sul on see strateegia tehtud, väga dokument on hea, aga olgem ausad, aga väga palju seda ei loe isegi läbi mitte. Et sa pead neid nii-öelda siis neid vahe-eesmärke või kogu aeg nagu tegelikult ise ka meeles hoidma. Et sa saad jälle aeg-ajalt meili kõigile, et näed, nüüd selle asjaga oleme selle koha peal. Et näiteks just eelmine aasta me
tegime teiega koos selle strateegiapäeva, on ju, ja siis sealt tekkis nagu väga palju selliseid nii-öelda pisikesi ülesand erinevate nagu valdkondade lõikes, on ju. Ja siis aeg-ajalt ikkagi saadad meili, et näed, oleme ära teinud selle, teise ja kolmanda, eks ole. Et muidu jääb töötajatel ka tunne, et sa tegelikult ei teegi midagi. Ja midagi liigub, ja midagi toimunud. See strateegiapäev on mõttetu, öeldakse. Et praegu ma ka just valmistun tegema sükest pool aasta kokkuvõtet, mis me nüüd poole aastaga siis oleme selles vaates jälle ära teinud. Ja siis töötaja saab ka aru, et näed, me istusime seal, arutasime ja nüüd ongi nagu midagi päriselt ära tehtud. Okei, seal tekib ka niisugust ulmelisi tegelikult asju, mida võib-olla pärast kui hakkad tehniliselt vaatama, ei olegi võimalik teha üldse. Strateegiapäeval tekib ka selliseid asju, mis tehniliselt pärast on teostamatud, on ju. Aga ikkagi, siis sa ütled, okei, et see ei ole lihtsalt teostatav. Võib-olla kaugemas tulevikus on, aga mitte kohe. Aga üldiselt sükse vahekokkuvõtete tegemine kuni siis järgmise strateegiapäevani on tegelikult väga asjakohane. Ja need muutused, siis on juba lihtsam aru saada, kui sul ikkagi mitmest osakonnast juba inimesed ütled, see on selle pärast, et me rääkisime ja see tundub nagu loogilisem siis. Muidu kui ainult ülevalt tuleb, siis on tihtipeale vastuseis nagu suurem. Ei, see on nagu väga tagasi tulles selle 6000 numbri juurde, et ma olen ka väga palju kohanud ikka, et ikka peame ikka nii palju eurosid müüki tegema ja nii palju kasumit genereerima, et nagu ma olen ka näinud nagu valdavalt ettevõtetes nagu selliseid nagu eesmärke aga kui seda saab tõlkida hoopis millegiks neutraalsemaks, nagu tõesti näiteks teie puhul 6000 autot või hoopis teise ette puhul midagi muud, eks ole, mingi vigade vähendamine näiteks minugi pärast või siis kas või ka, ma ei kujuta ette, mõnel osakonnal mingi ärikliendi kohtumiste arv, ma ei kujuta ette mingid siuksed teemad, eks ole. Absoluutselt, aga meil on ka nagu see, et tegelikult ei saagi kõik nagu siuksed eesmärgid või need, ütleme, strateegia nii-öelda milestone'id olla tegelikult numbrilised. Mõned peavad olema ka siuksed ka kvalitatiivsed. Tegelikult meil on ka endal, täna on oluline see nii-öelda jätkusuutlikkus, eks ole. Me tegeleme sellega, ongi nii-öelda see jätkusuutlikkus on siuke nagu kvalitatiivne eesmärk, meil on alguses plaan nagu mingisugused põhimõtted paika panna, on ja siis juba hakata valmistuma raporti tegemiseks, on ja siis võib-olla raport. 3. aastal on see eesmärk mingi tükk, aga ennem on see mingid tegevused lihtsalt. Jaa, täpselt. Nii on, jah. Aga milliseid tööriistud või meetodeid, kas kõik on nagu Office 365 Excelis või Google Sheetis või mingis tarkvaras, et edusamme mõõta, mõõdikuid jälgida, hinnata ja parendusi või tegevuskavasid luua, et mis süsteemid teil on? No, tuleb tunnistada, et ega strateegia mõõdikud väga palju on tegelikult meil, ongi Excelis. Et meil strateegia jaoks eraldi mingi mõõtmise niukast tööriista ei ole. Aga loomulikult see strateegia või koosnemine on seesama, kas või seesama 6000 tükki. Et selleks me tegelikult kasutame Power BI-d, mis on ühendatud siis meie enda tarkvaraga, kus me seega teeme kuuväljavõtted, siis seal on meil kümneid ja kümneid erinevaid KPI-si, mida me mõõdame tegelikult jooksvalt. Ja paljud ühtivad ka nii-öelda strateegiliste eesmärkidega siin. Et seesama tüki näide on ja siis ongi meil nii-öelda katkestatud lepingute arv näiteks, siis on lühirendi autode arv, ma ei tea, nii-öelda autode arv per töötaja ja selliseid mõõdikuid on kümneid ja kümneid seal tegelikult. Nii et Power BI on põhimõtteliselt teie igapäevatöö Excelitega mõnes mõttes pilves seotud ja sealt nagu... Ja meil on tegelikult spetsiaalne töötaja, kes tihtipeale see Power BI ei ole nii lihtne üles sättida. Et meil on spetsiaalne ärianalüütik, kes siis sätib selle nii-öelda valdkonnajuhi oodatava nii-öelda siis visuaali üles koos vajalike andmetega ja siis see on, mida siis saab see valdkonna juht siis jälgida oma töötajatega igakuiselt. Päris pull, ma olin kunagi müügianalüütik aastal 2004 kuni 2006 ja siis mul oli nagu Excel ja mul oli vist nagu Access oli ja siis Exceli pivotid ja Access oli nagu põhitöörist. Nüüd on nagu Power BI ajast. Excel on väga lihtne, keegi rikub selle Exceli ära. See on see jama, et Power BI-d ei saa nii lihtsalt ära rikkuda, et see on selles mõttes on parem. Presentatsioonikiht on rohkem. Päris pull, jah. Aga mis on, ütleme, selliste tööriistade kasutamisel, ütleme, nagu töötajate puhul need nagu õpikõverad või asjad, et mis seal nagu kogemused on olnud, et mis sujub, mis ei suju? Ütleme jah, et mingid tööriistad väga paljud ei hakkagi kasutama. Et ma näiteks Amseris kasutasin kunagi seda ClickView'd,
et temaga on nagu see, et noh, see oli väga hea tööriist, aga isegi väga paljud nii-öelda esinduste juhid ei saanud sellest tööriistast aru, et kuidas see toimis on ju. Et kui see tööriist on liiga keeruline, siis tegelikult see nii-öelda kasutaja väsib ära. Seal võib-olla saab väga kasulikku informatsiooni enda jaoks, aga ta ei näri selleni välja. Täna me oleme nagu filtrina oleme kasutanud osakonna juht, kes siis tõlgib selle tegelikult selle, noh, kõigepealt meil on, ma ei tea, müügidatat võtta, meil on mingisugune 100 erinevat tegelikult KPI-d, mida saaks mõõta, aga ta valib välja sealt võib-olla, ma ei tea, 7-8, et see on loogiline arv kõigepealt, ja iga müügitöötaja saab sellest aru. Jah, need muutuvad aastat, sest sul võib-olla erinevad natuke eesmärgid, ühel aastal sa tahad teha lühikesi lepinguid, et tuua uut klienti ja teine aasta tahad jälle teha pikki lepinguid, et mitte nagu hoida jah, et mitte ära kaotada võib-olla masu raames seda klienti, sest alati see autovahetus on riskikoht meie jaoks. Aga teisalt on jah see, et nad on ikkagi silme ees mingid 5 kuni ütleme 8 mõõdikut. Et ma olen aru saanud seda, et ega see töötaja üldiselt, ise ka tegelikult sa ei suuda neid jälgida piisavalt palju. Et mul on täna kõik need avatud, need Power BI, need boardid nii-öelda, kui sul on 38 mõõdikutest oli, ma ei suuda isegi neid jälgida iga kõiki. Täpselt. Ma käin osakonna juhtidega läbi neid, aga tegelikult ega ma nagu sisemiselt ei tea, et mis seal tegelikult taga juba võib-olla on. Ja. Et tegelikult, kuna me Futurist on ise nagu inimmasin interaktsiooni eksperdid, et siis tegelikult minu vihje ongi see, et tegelikult inimene saab korraga 5-7 ühikut infot korraga nagu sööta ja kui sa tahad eriti, et kui ta nagu korduvalt sa näeb, et siis me hakkame tagasi tulema, et miks on autoarmatuur laual nagu nii palju näidikuid või ajalooliselt palju on olnud, on ühe käega spidomeeter, tahomeeter, mingid asjad veel, eks ole, raadio, et tegelikult, et sellel ongi nagu põhjus, et kui paned väga, väga kirjuks, juba näiteks 10 näidikut korraga, siis tegelikult läheb kirjuks, et see on nagu, ja tegelikult ega siin võtadki mingisugused spordiäpid või mingisugused asjad, et täpselt samamoodi Karmini äpid, et on juba näha, et tegelikult kui palju korraga serveeritakse, et ratast ei pea leiutama. Vaadake Karmini äppi, siis saate aru. Hei, kas soovid oma meeskonna koostööd tõhustada ja innovatsiooni kiirendada, kuid vajad abi tiimi ühise tarkuse avamisel? Siis võta julgelt ühendust. Aitame sul kavandada just sinu tiimi vajadustele vastava töötoa. Ja kui soovid oma meeskonna fassiliteerimisoskusi edasi arendada, küsi lisa ka meie sisekoolituste kohta. Aga kuidas tegelete siis selliste takistustega, mis võivad strateegia elluviimise käigus nagu ilmneda, ütleme nii, nagu ühtpidi nagu inimliku pool ja teine on siis mingisugune kokkulepitud protsess, mis mõnes mõttes võib täitsa nagu oma elu hakata elama, eks mis just võib-olla. Kõigepealt jah, et see, et me peame ikkagi iga aasta, miks me selle nõukogu selle strateegia ülevaatamise teeme, et me peame ikkagi aru saama, et kas need eesmärgid ja need, ütleme, alad, millega me seal tegeleme, on ikkagi nagu loogilised ja on nagu saavutatavad. Et see vead võivad tulla sellest, et tegelikult sul ei olegi nagu saavutatav see eesmärk, mis sa oled pannud. Et seesama näiteks see Mobire Go digitaalse nagu selle lühirendi arendus, see on niivõrd keerukas oma olemuselt tegelikult. See tundub nagu hästi lihtne, aga tegelikult on niivõrd keerukas, et seal sükest alguses me panime kohe, et nagu ei tea, esimene aasta peab olema seal 700 autot või midagi sellist. Täna me näeme, et me testime endiselt mingi 20-30 autoga. Et seal on nii palju asju võib välja tulla, mis kui sa teed esimest korda seda ja see ei ole nagu turul süke levinud kaup, siis sul on seal nagu sadu ja sadu pugisi, mis võib tulla. Seal hakkavad sind kohe testima seal nagu väiksed siuksed nagu mitte eriti heade kavatsustega kliendid, kes tahavad seal midagi kas odavamat või tasuta või hoopis sul selle auto ära viia kuskile ja nii edasi. Et nemad on sul väga head testijad, aga need tulevad välja need asjad tegelikult sul aastatega, mitte siin kuudega. Sest millal sinna jõutakse ükskord, see on nagu siuke nagu aeganõudev protsess tegelikult. Aga mis nagu inimliku poole peal, et just strateegia elluviimise, see ennem nagu mainisid ka, et osadele näiteks need süsteemid võib-olla ei sobi, mis on nagu sa rääkisid ka, et kogu aeg on vaja, eks ole, korrutada, kaugel me oleme nende asjadega, et siis need kokkulepitud strateegiad, tegevused, et on näha, et tehakse midagi nende asjadega, aga mis seal veel takistuste või inimliku poole? Inimliku poole pealt on tegelikult see, et on kõige olulisem on ikka, nagu korraks me juba mainisime seda initsiatiivi, eks ole, siin alguses, et see tegelikult selle valdkonna või kas või väikse siukse nagu grupi juht peab ise olema tohutult initsiatiivikas, et sa tahad sealt, kui sa tahad sealt
väga kiiret ja head tulemust saada, see sõltub hästi palju sellest juhist. Palju tema siin energiat paneb, täpselt niuke on ka tulemus lõpuks. Et iga inimene tahab ikkagi lõpuks nagu käe hoidmist seal sellest, võib-olla sul tiimis on seal, meil on täna näiteks Eesti müügitiimis on siin kuskil, ma ei tea, 12-13 inimest, iga inimene personaalselt tahab tegelikult sükest käe hoidmist, igal inimene ise vajadused, ise siuksed võib-olla eesmärgid, mis osasid on tal lihtsam saavutada, osasid on tal väga palju keerukam saavutada, eks ole, ja siuke nagu see juhi initsiatiiv on tohutult oluline. Ja see sama soov ikkagi iga kuu lõpus see sama Power BI läbi käia kõikide mõõdikute võtmes, võib-olla need 7 peamist ja võib-olla ka 10 nagu mingit mitte nii olulist, aga ikkagi läbi käia, kogu aeg vaadata, kus me oleme, mis me teeme, kas me performime piisavalt, eks see on nagu siuke päris suur ja vaevarikas protsess. Just, et need nagu smart targetid nagu töötaks ka, eks ole, nagu spetsiifilised ja saavutatavad. Aga mis seal, ütleme, kas nagu töötajatega selline iganädalast üks, nagu need grupijuhid, kes teil on, kas nagu see üks ühele vestluste juhtimise kultuur teil on või kuidas te nagu... On olemas, aga see on korra kuus. Vaata, me ei jõua läbi käia tihti peale siin, minul endal näiteks on 9 otsealluvat, tegelikult ma ei jõua iga nädal isegi kõiki läbi käia, see on selge. Et ma tegelikult käin ise nagu oma alluvatega, otsealluvateks korra kuus, tegelikult teen üks ühele. Ja samamoodi teevad ka meie nii-öelda valdkonnajuhid üks ühele korra kuus. Aga see ei pruugi olla piisav. Tegelikult töötajad, kes tulevad, võib-olla päris niuke nagu koolipingist piltlikult öeldes, tal on ikkagi seda kohalolu rohkem vaja natukene. Seda küll, jah. Et te näete, et seal on arenguruumi. Jaa, näeme, et on arenguruumi, sest meie tegelikult teenus on küllaltki nagu keeruline, et kui me räägime näiteks täisteenusrendist ehk meie peamisest teenusest, et siin sa pead olema sama hea kui parim automüüja, sa pead müüma kõiki autosid üle turu, siin sa pead olema sama hea kui iga pangatöötaja, sa pead müüma talle tegelikult finantseerimise, kindlustuse, piltlikult täiskomplekti teenused maha, siin sa pead olema rehvimüüja, pead teadma kõike rehvidest ja sa pead tehniliselt väga palju asju teadma, pluss sa pead teadma kõigi nende asjade müügi üksikasju, Autol on otsustamismaatriks hoopis teine kui näiteks, ma ei tea, finantseerimisteenus otsustamismaatriks kliendi võtmest. Tegelikult see on hästi keerukas töökoht ongi. Ja siin see keerukus, eks ole, tegelikult siis, et see meie haldur või siis ütleme, müügi inimene hakkaks sellest aru saama ja suudaks iseseisvalt nüüd klienti nagu võtta turult, see võtab ikka väga kaua aega. Et ja ütleme, siin on meie müügijuhid peavad olema ikkagi väga-väga head inimesed, kes nagu suudaksid neid üks ühte teha, pluss veel ise ka veel mingit suuremaid diile võib-olla müüa. Mul tundub, et see üks ühtede, iga nädalast üks ühtede siuke pool tundi võimekus mõnes ongi, siukse, ütleme, 5-7 inimest tiimis ja pool tundi nädalas, et ma olen näinud, et see on nagu tehtud ja see on, ütleme, IT-firmades, kes näiteks peavad konkurentidest ette rebimiseks või mingi riigihanke täitmiseks ka nagu agu andma, siis neil on iga hommikused veerandumised stand-upid, kus need samad 5-7 inimest nii-öelda jutumärkides pitsatiimid, et nemad siis põhimõtteliselt lihtsalt minut kuni 2 on aega rääkida, et mis on käsil ja kas on takistus. Aga kus takistust eemaldada, seal ei räägita seda, et lihtsalt selline... ütleme nii, et digiteenuste loomine ja agiilsus eeldab seda tiimi sisese kommunikatsiooni nagu pidevat suurendamist või aktiivse hoidmist, nii et siis see arenguruum on nagu... On olemas täitsa, ma olen täitsa nõus, et ma kunagi proovisin seda agiilselt nii-öelda juhtimist käepäraselt ilma eriti teooriasse süvenemata, et võtsin ka nagu, ma ise tegin müügijuhtimist mingi siin, ütleme, 7-8 aastat tagasi, eks ole. Et siis nagu üritasin ka iga hommikul sama asi, et tiimi kokku võtta ja arutada need diilid läbi, aga ütleme niimoodi, et see takerdub sellest, sul peab olema esiteks endal see aeg kogu aeg olemas, sa ei saa neid vahele jätta, Teiseks on see, et kipub minema nagu nii, et iga päev hakkab tulema samad vastused, see müügi pool. Jah, helistasin selle kliendile, aga ei võtnud vastu. Järgmine jälle helistasin selle kliendile, aga ei võtnud vastu. Et see läheb nagu nii baastasemele välja, et see nagu... Siis ühel hetkel hakkad mõtlema, miks ma neid teen, miks ma isegi 15 minutit raiskan siin. Et jah, et... Aga ma tähele pannud ja ikkagi need logistikaettevõttes kindlasti on need hommikused stand-upid, eks ole, mingi kiirabitiimides ma kujutan ette ja ma isegi ühes Lexuse esinduses Riias oli samamoodi ja nemad said selle asja minu meelest nii hästi tööle, et neil nagu tiim päriselt tahtis tulla neil kell 9 põhimõtteliselt avati vist, või 8:30 avati uksed, aga inimesed
N9 sisse ei tilgu, viimad lapsed lasteaeda, siis tulevad Ja. oma mingit asju vaatama võib-olla. Ja siis nad tegelikult, neil õnnestus jah, see mingi 8.30 kuni mingi 8.50 stiilis asi nagu ära teha ja päriselt neil oli väga hea, et mingi, see on üksteist aitasid kogu aeg, eks ole, kellega mingi häda, et ma nägin, see oli päris äge. Aga jah, see jälle oleneb, et kuidas see tiimi kokku mängimine on. Aga mis on siuksed võib-olla õppetunnid, mis te olete strateegia elluviimise protsessis õppinud, et võib-olla siuksed paar asja, mis kaasa võtta? Eks need õppetunnid on erinevad olnud, et võib-olla nad haakuvad väga palju see meie varasema jutuga, et tegelikult see, et sul peavad olema kõigepealt õiged inimesed, on A ja O, eks ole. Sul peab olema kõigepealt siuke nagu teostatav strateegia, et võib-olla me nagu mingitel hetkedel oleme võtnud ka selle nagu strateegilised eesmärgid natuke ebareaalsed, et kunagi me esimest korda üritasime tegelikult Lätti minna aktiivselt aastal juba 2000 mingisugune 12-13, aga siis jäi see selle taha, et esiteks võib-olla minu enda uskumise taha ka, et meil ei ole piisavalt finantseerimise vahendid, siis kohapeal inimesed midagi tegid, aga mis nad nagu täpselt tegid, me lootsime seda, et nagu kuidagi ta ikkagi läheb käima, aga ega ta ikkagi päris niimoodi kuidagi ei lähe. Et sa pead ikkagi neid samaseid pidevaid nii-öelda KPI-de jälgimisi, üks ühele koosolekuid, mingisuguseid ütleme siis tiim-evente tegema, et jättes need tüübid sinna kuskil üksinda toimetama, et see nagu suurt edu kaasa ei toonud, et lootus oli see, et käin korra kvartalis koha peale, sellest piisab, aga ei piisanud. Et tegelikult jah, et aktiivsemalt me ikkagi võtsin selle käsile siis, kui me nii-öelda liitusime Inbankiga, et siis meil on väga konkreetne kokkulepitud eesmärk seal, eks ole, nüüd olid ka rahalised vahendid olemas ja siis hakkas see hoopis nagu aktiivsemalt peale. Ja ma ise ka võtsin selle selgelt käsile, et iga kuu vähemalt korra käisin ühes riigis, üks ühel oli iga nädalaselt nende maajuhtidega, see nagu viis selle nagu eduni. Aga endiselt ma ei ütle, et see on valmis, seal on veel palju teha, et seal nüüd avanevad uued valdkonnad, kuna me oleme nüüd, ütleme, 3 aastat seal toimetanud, nüüd hakkavad need esimesed ringi autod tagasi tulema, tekib uus probleem, et kus sa need müüd, kuidas sa müüd, et seal nagu see nii-öelda parim tulemus saavutada, müüa võimaliku kallima hinnaga, müüa kvaliteetselt, müüa nii, et ei ole kliendi kaebusi selle pärast. Et just. Jah, nüüd on uued väljakutsed, jah. Aga natuke mainisid ka siis strateegiapäeva, mida meie siis aitasime teil läbi viia, aga mis su kokkuvõtteks ja mis su hinnangul peaks olema hea strateegiapäeva selliseks käega katsutavaks tulemuseks, et mis sa tooksid, mis aspektid välja? Kuigi meil võib-olla see tööriist oli ka parem, ma mainin seda Excelit, et tegelikult see parim tulemus oli see Excel. Et me tegelikult saime, meil oli ju seal 6 eraldiseisvat tiimi, mis käsitlesid siis kõik meie erinevaid nii-öelda siis kas siis valdkondi või valupunkte, mis seal on. Ja tegelikult igas selles valdkonnas tuli meil hästi konkreetne nagu tegevuste list, mida me teeme. Just täna hommikul vaatasin üle, et seal oli kokku 20 erinevat tegevust. Ja nendest tegelikult oli täna 16 sisuliselt kas tehtud või tegemisel. Ongi nii, jah? Et me tegelikult, see oli väga selge tulemus. Poleks seda Excelit olnud, ma ütlen, tegelikult olekski asjad jäänud nagu niimoodi. Et praegu on hästi konkreetselt ja pluss meil on konkreetne vastutaja, kes seda Excelit peab, kes jälgib, kus maal need asjad on. Et see oli selge arusaamine, et otsast peale see asi käis nagu õiget rada pidi. Me kõigepealt need tiimid tehti niimoodi, et olid siis erinevatest valdkonnas inimesed sees. See on väga suur pluss. Segatiimid olid, ma mäletan. Mitte sa ei pane lühirendi valdkonna eest nagu tegema. Siis ei tule mitte midagi. Praegu oli just hea, et tuli teenindusinimene, üks müügiinimene, üks raamatupidaja, üks võib-olla assistent, eks ole. Ja nad kokku siis selle sünergiaga andsid midagi välja. Loomulikult alati jääb igas tiimis inimesi, kes lihtsalt lohisevad kaasa, kes ei tee midagi. Aga miks ma siin olen? Ja teisalt need tulemused olid väga okeid. Et juba ette see nii-öelda info välja loomine, natuke ette olid kursi, millega peab tegema hakkama, see oli väga hea. Muidu nad on võib-olla šokis seal, see esimesed 3 tundi ei tulegi mitte mingit tulemust. Täpselt. Ja pärast Excel, see oli need 2 väga head asja. Just. Nii et see Excel, mis me teile kujundasime, selleks nagu käigus. Ja see on reaalselt käigus ja täna aktiivne dokument. Väga äge. Nii et vihje siis kuulajatele, ega seal Google Sheets ja Excel töötavad jätkuvalt pilves kenasti edasi, et ei pea nagu
väga meeletult spets-tarkvarasid kasutama hakkama, kuigi on erinevad, näiteks me ise oleme kasutanud ClickUpis siis OKR-ide planeerimise vaates, seal on kapid ja goal'id ka kui vaja, et nagu erinevaid lahendusi, aga samas jälle iga teine strateegiapäev, mis me läbi viime, ma arvan, pigem tahetakse Excel-pilves ja sealt saab nagu liikvele küll, et ei ole midagi nagu raketiteadust. Aga selle vihjega võtame siis tänase saate lõpufiniši ära ja siis aitäh kuulamast. Head kuulajad ja saates olid siis Andres Kosti Futuristist ja Mobire tegevjuht Andrus Valma ja uute kuulmisteni. Nägemist, tšau! Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!